Tervist ja tere tulemast tagasi neile, kes esimest 9 juba vaatasid. Mina olen Tarvo, see on Disc Golf Express ning hakkame kohe vaatama tagumist 9 Kosel toimunud EDGL-i amatööride karikasarja. Minuga koos on Rainer Lipand. Hei, hei. Ja hakkamegi suht kohe liikuma tagumist 9 vaatama teisel ringil ning mida võiks sealt oodata? No, seis on põnev, samal ajal on raskemad rajad juba selja taga. Tagumine 9 on kõik par 3 ja tegemist on seal küll mõne saarerajaga ja mõne sellise raskema par 3-ga, aga väga palju on sellist tehnilisust. Et Kaspar Tuusala, kes praegu juhib -9-ga, kui midagi niisugust halba juttu, siis tegelikult ei ole siin väga raske mängida, ma arvan. Jah, et alustas ta teist ringi ka juhtpositsioonilt. Oli ainsana juhtimas sel hetkel. Hetkel ta peab seda jagama, aga mitte Clementiga. Clement siis 2-ga maas, saanud selle esimese poole -1-ga läbi. Kõik võimalused olemas, ta on 2-ga maas ikkagi esituuost. Jah, nagu me oleme juba see aasta näinud mitmeid kordi, et Disc Golf on ikka väga ootamatu mäng. Ja võib igasuguseid huvitavaid asju juhtuda. Noor mängija Põldmaa on tõusnud ka liidri kohta jagama. Ehk siis läbinud -3-ga kõige paremini selle esimese poole ja vaatab, kuidas tema närvid nüüd vastu peavad. Ja vaatamata sellele, et ta tuli kõige väiksema reitinguga. No just, et see on see nooruse värk, et ei ole jõudnud veel tõusta tema tasemel, et viskepikkused on piisavalt head. Nii, Andrus on kahjuks natukene tagasi andnud. Et tema on kukkunud -3 peale. 5. rada tõenäoliselt oli see, kes vaatas seda esimest poolt, nägi, kus see õnnetus juhtus. Aga muidu ikkagi konkurentsis veel mingitele kohtadele. Ja Jaanus, kes on ühe võrra numbri väiksemaks siiski teinud. Et enamus aega on ikkagi sparri päästmisega tegelenud, aga mõned väga ilusad põrdid sai kirja ja siit saab ainult paremaks minna. Viisakas mäng ja tal on endiselt võimalused. No, top 6 on need kohad, mis on nii-öelda auhinnalised kohad amatööride sarjas ja ma tahakski kiita amatööre, et nad tulevad mängima, sest et ma ei tea, kui paljud amatöörid teavad, et see karikasari on põhi nii-öelda raha kogumise allikas meie koondiste saatmiseks Euroopa meistrivõistlustele, meie liidrite USA-tuuride toetamiseks, seda kõik EDGL teeb ja karikasari on põhi see, kus see raha tuleb. Nii, ja juba olemegi 10. rajal, mida alustab meil Kaarel. Otse 10-sse. See on raske par 3, nagu selles mõttes, et seda koridori on seal vähe nagu ja need puud on seal kõik niimoodi huvitavalt, et kui sealt vahelt läbi ei saa, siis on halvasti ja kui sa veel juhuslikult vasakule paremale lähed, paremal on jälle kuristik, nagu ikka siin rajal, vasakul lihtsalt mets. Et üldiselt 3 on siin väga hea. Tagantkäega muidugi tundub alguses nagu huvitav lahendus, aga kindlasti on võimalik. No mina ka siin viskan tagantkäed, kuna siin see eestkäsi on ka üsna touchi. Ja kui sa ikka eestkäed väga filigraanselt ei valda, siis sa parem ei tee seda. Aga kui sa valdad, siis see on isegi parem variant jah, kui siin tagakämise. Natuke nüüd läks üle. See läks üle, aga õnneks puhub natukene peatas seda kettalendu. Sealt on kurvele lähenemine suhteliselt eeskäega eriti suht lihtne. Ja juba natukene mainitud Jaanus, sest mulle tegelikult tema visketehnika täitsa meeldib. Et selline ilus rahulik on näha, et on ilusti kontrolli all, kompaktselt, aga tasakaalus. Ja läks läbi. Tuli läbi, no see on küll hämmastav lugu nagu. See oli üks parimaid tagakäviskeid, mis ma tulemuse mõttes siin näinud olen. Jah, aga tema sel hetkel hoidis nagu nägime peas kinni. Ta ei tea, mis seal nurga taga juhtus täpselt. Tema võib arvata, et ta on seal all paremal. 20 meetrit enne korvi olekski oht olla seal, aga õnneks ta läks läbi lõpuni. Ja, oi. Väga hästi minu arvest, see madalus on hea. Keskele. Oleks tahtnud mõõda teed ikka, siis oleks kindlasti skipi saanud. Võimalik jah, aga no kõigil on võimalus, et see on nüüd pikem eestkävise, aga õnneks kui ta mööda teed läheb ja see lihtsalt hajub, siis peaks kõik olema hästi. No siit ürita ainult korvile lähedal, kahjuks see puu. Sealt näeb, ketast tuli peidust välja ka, et seal on väikene tee, mis alla läheb. Ja kindlasti ka koht, kus kõikile kettagolfisõpradele öelda, et kui käib ketast viskamas ja meeldib kalastamas käia, siis Bobo Fishing on see koht, kus sa võid oma varustust leida. Sest väga palju toetavad ikka Disc Golfi tegelikult, et anname neile natuke tagasi ka. Just.
Obo toetab seda ja samal ajal mängijad meil üritavad sinna korvi alla saada, et oma kolme kätte saada. Et see on põhiline sellel ajal, et sa viskad kuhugi ja siis sa ei ole päris lähedal korvile, siis sa lähened ja siis sa võtad kolme. Aga õnneks on meil üks mees, kes on päris täitsa putil, ma arvan, ja saab. Ja temani meil ei ole jõudnudki. Ei ole, sest et Kaarel juba peab seda parvi päästma nii-öelda päris kaugelt, ütleme. Ja ai, see ei madalaks kahjuks. Väga otse läks küll korvi suunas, aga ei ole piisav, jah. Ja siin meil Jaanus ongi, et kuskil 7 meetri peal. Üles mäkke muidugi selline vähe touchi, sest siin tuul tuleb ka kohe siin platsi pealt. Ja tundus, et see puu ikka segas, mis seal paremat kätt oli, et oi, jäi sisse, väga hea, parra käes. Parra on väga hea, sest keskmiselt mängite seda korvi 3,4. No just. Kaspar. Et vähem, oi. Oli nagu sees, aga siis midagi kukkus välja, nii et tema võtab ka põugi, nii et mõlemad liidrid nüüd annavad tagasi. Aga mis on ju meile huvitavam? Seda kindlasti kõigile vaatajatele. Nüüd ma pean muidugi ütlema, et ma ise liitusin ka vaatajatega seal koha peal just sellest järgmisest korvist, et nüüd ma nagu natuke tean, mis juhtub, aga ma üritan olla ainult põnev, sest ega ma ju ei mäleta ka, see oli ju mitu päeva tagasi. Täpselt. Nii, rada number 11, nii-öelda Saarekas. Saare rada 105 meetrit, siin on väike ala siin all, kuhu peale võib visata ka alla nagu, et lihtsalt mängida seifi, aga need mehed keegi seda ei kavatsegi võtta, sest see on mäest alla vise, 105 ei ole üldse palju. Siin tuleb päris elus eest ka vise, lihtsalt korvi juurde. Täitsa pulsais. Suurepärane liigutus. Jah, et järjekordselt üks lihtsamaid korvel, kus 30% olid pördid. Jah, aga samas siin ei ole väga palju parre, ma arvan, et see on pigem pöögi rada nagu. Täpselt niimoodi, et 16% parre. Jaa, mõneti lihtne, aga mõneti kui eksid, siis sa ajud. Ai, jah, seda jutu peale just näemegi. Sinna ei ole küll vaja, seal on jõgi tegelikult. Mul on tunne, et need puud võtsid küll kinni, aga ikkagi Jaanus ei oleks sinna tahtnud. Jah, et puud võtsid selle õnneks kinni, et jõeni ta ei jõudnud. Et selles suhtes vähemalt ketta jäi alles. Nii, Andrus samamoodi. Väga madal vise, mis tagakäega sa nüüd. Parem, aga ikkagi saare peale jõudnud. Ja no mees on käed taskus, ei ole rahul. Jäi sinna drop zone'i ja saare vahele. Selle peale siis viskab eest käega Kaarel Põldmaa nüüd. Ja läks nii kõrgele, et meil kadus see ära, mis sealt ta tuleb. Aha, ja saarel. Ehk siis läks oma lihtsalt jõulise eeskäe pealt. Nii. Ja nüüd teine liider. Jah, et Kaspar kindlasti nüüd huvitav moment, et esiteks on kaamerad, teiseks sa selline putt pudenes välja, sa oled juhtpositsioonil. Ja nagu näeme, pingeta talub. Tuli tõestada ennast väga ilus vise tagakäega otse korvile. Mida need mehed siin praegu drop-zone'i mehed ei suutnud teha. Ja üritavad siis seisata ka toogi ündisi ja siin. Vaatame äkki siiski Jaanusel on. Väga vähe on sealt, ma olen näinud neid putte, mis sisse lähevad. Noh, sest ta on ikkagi, mis ta on üle 20 meetri natukene. Jah, võib-olla küll, sinna kanti. Nii, põrdiputid. Jällegi selline ikka korralik tester, aga tundub, et poiss on tehnikatrennid teinud ja ei värista sellisel nii-öelda lihtsal putil, aga kui on pinge peal, siis ei ole lihtne. See võiks olla nagu lihtne. Aga noh, ma ei sõnuda ühtegi ära muidugi. Nii, kas lastakse Clementil enne visata jah, et ongi siis teised on ka pulsais, et 3 põrdit ja 2 poogid. Just, ja just need esimesed 3 saidki oma pöörid kätte, et nüüd nad läksid eest ära küll sellelt 2 järgmiselt. Et ma ei mäleta, mis siis Gerdo samal ajal sai, aga ühesõnaga esikolmik hakkab siin paika minema. Jah, ja 12. korv on jälle üks raskemaid ja räägi, mis siin raskeks teeb. No siin on niimoodi, et 118 meetrit tuleb visata ja mõlemal pool on OB ja paremal on see OB veel jõgi, eks sa katud ketta ka ära. Väga napilt jäi sinna praegu kusjuures jõe ääre peale. See läks sinna paksemasse rohtu, et sealt kohe edasi kukubki jõkke ära nagu. Õnneks on sees. Ja vasakul siis on seesama selle saare rajaga on tõmmatud joon maha. Ja nüüd ongi, et kui sa liiga kõrgele korvi peale viskad, siis see võib lõpus hajuda OB-sse. Ja antud juhul tõesti juhtus, jah. Et postides mööda on juba OB. Jah, nii et madalat viset oleks hea, mis natukene vahepeal üle läheb. Et käib nagu
ääres ära ja vot siis on hea, siis ta kukub sinna korvi alla, ma arvan. Ja hopsti. Lugu see oli, sest see oli see madal vise just täpselt nagu vaja. Ja mis meil juhtus? 2 liidrit viskasid OB-sse. Jah. Et see teeb jälle olukorra päris huvitavaks. Kasperga muidugi oli väga õnnetu, et joon tundus hea, madal vise, hakkas sinna korvi poole minema. Mina ei läks seda ilma postita küll OB-sse näid minemas. Nii, vaata Jaanust. Ka väga kena vise, ütleks. Rohi on juba pisalt kõrgel, et mingit skippe enam ei anta, nii et päris pikal putil ikkagi. Ja, et ilus kindla peale, et kui me oleme näinud, et kui pingutab, et siis ta nagu läheb siit õlgadest natuke rohkem kokku, et hetkel oli väga lahtiselt, et Te nüüd keegi ei näinud, mulle Tarvo täpselt näitas, kuidas nad alad olid, aga te praegu ainult kuulsite. Ja praegu nüüd viskas ikkagi Andrus ikka päris kaugele. Ja, et see oli ikka üle 110 meetri vise ikkagist. Siin on tegelikult mõnikord tagant tuul, et ma olen ka siin visanud täitsa, olen saanud kõrd. Jah, aga siit lehtedest näeme, et seal seda tuult väga ei ole. Võib-olla tol hetkel enam ei olnud jah, liidreid eriti ei hoita. Nii, ja nüüd me oleme siin selle kännu juures, siit on siuke jump-puti asi. Ja, ossa! No, annab endale sellise... Tundus, et haistis verd, et 2 liidrit olid OB-s, et peab proovima. Just, et võtta nagu eriti palju... Siit ka väike jump-put, et kes on tema jump-put enne näinud, et tundus, et võib-olla libises natukene, et ei olnud päris nii lihtne see liigutus. Nii, parri päästmise võimalus on täiesti olemas. Aga siin on küsimus, kas me põugit hakkame päästma üldse, jah? Et praegu mehed välistavad need liidrimehed ja Birdi Wood, nagu näeme, et väga napib 10 meetri joone peal kuskil. No vaatame, see on tõesti väga oluline putt. Opa! Tuli ära. Back in business, et jällegi eelmise raja selline ebaõnn nüüd on ära kustutatud. Ja oi. Tõesti. Veel üks putt, mis ei läinud sisse. Klemetil küll läks, aga just... Ja kohe tantsusammudega, et ta teab, et see on tema jaoks hea parv. Täpselt nii. Ja põugi siiski sai Kaarel, ei olnud hea, aga vähemalt selle putti sai sisse. No. Nii, ja kui nüüd Kasper oma viske ära teeb, siis me näeme lõppseisu. Et double bogey ja -7 peale ja endiselt on 2 meest juhtimas, aga nüüd teist meest. Ja, Kaarel ja Klemet, nii et vaatame, mis siit tuleb. Nüüd on päris raske rada, et on 103 meetrit, aga lõpus on päris korralik ülesminek, et siin tahetakse korvile viskamiseks 120 plussi, mina arvan. Korv on näete seal üleval puude taga. See veereb nüüd jäi tee peale, et see on täitsa okei koht. Korralik, sealt võid isegi mingit üritust anda korvile. Aga vot siin eeskäega, vot sellesse ma eriti ei usu. Kui sa suudad midagi üle visata niimoodi ilusti, et ta nüüd veel natuke üle läheks, et ta ei keeraks sinna paremale, sest seal paremal on kuused, sealt on keeruline. Ja nüüd ongi jah, Klemetil keeruline. Et ikkagi raske uskuda, et sealt eeskäega sinna ringi sisse võiks saada. Tea, no meil on siin Eesti eeskäja staarid. Ma arvan, et on suutnud seda teha, et see on võimalik kindlasti teatud tugevusega viskajatele. Taagel natuke parem, aga peab õnne olema, et see sealt kuskilt puudevalt ikkagi sinna üles välja läheks. Aga see selline sinna, natuke lühike, peab mingi päris täpselt lähenemist tegema. Et raske 3, ma arvan, et neid pöördisi on seal vähe. Nii, mida huvitav Kaarel sel hetkel võib tunda, et... No tuleb panna. Tuleb panna jah, et... Ja seda ta teeb. Tal on see joomese pildiga niuk, väga lahja pidi olema. Ja võt täpselt. No palun, võta välja. Nägin seda oma silmaga ja ma ei uskunud, see oli ikka päris. Jah, nägime, kuidas sa veel plaksuga läinud. No nukid vähemalt, kui plaksu ei andnud, aga nii on. Vaata, mis tuleb veel üks järgi. No, mine üle nüüd natuke läheb. Ei kangeks, aga on ikkagi hea positsioonil. Selles mõttes, et sealt saab isegi rannida, et korralik tugev vise. Jah. Ja nüüd me näeme, kus meil on Jaanus. Korv on siis siin paremal kohe künk otsas. Ja niimoodi peaks saama, aga läks liiga pikaks, huvitav. See on nüüd ohtlik värk, jah? Jah, et siin väikesed puud on ka ees, et see korv on ikkagi puude vahel peidus. Ja kui sa nüüd sealt tagasi eksid, sa saad uuesti siia alla visata, mis on väga ohtlik. Nii, liider Klemet, kas suudab sealt korvi alla saada? Ma ei tea, kus see ketast tuli, et korvi all on. Korvi all on tõesti. Et see on 3 ja 3-ga on, ma arvan, Klemet väga rahul nii või teisiti, et siin 3-ga peaks kõik rahul olema. Jah, sest see on selline päris keeruline pördi. Palju neid pördisi oli?
Põrdis oli siin 7% kõigest, aga keskmiselt mängiti 3,2. Väga tubli, 7% on ikkagi päris hea, sest et 81-st ma pakun, see on 6 inimest. Ja peaaegu 70% oli parre. Ja. Nii, Kaspar ei tahtnud siit põrdit veel võtta. Ta asja huvitavana ilmselt hoida. Ja ai, see oli napp. Jaanus ka kahjuks ei võta ära. Oma põugi on see, mida nüüd saab pargiga seda ära, jah. Andrusega viiki. Siin on jah päris mitu kogu see rae peale rasket par 3, kus sa parliga oled väga rahul. Ja kui juhtub, et sa saad pördi, siis see on nagu boonus, nagu see antud juhul Kaarel, kes on täitsa bullseyes ja teised saavad oma parrid ja põugid ennem ära võtta, kui tema põrdini jõuab. Ja see tuli hästi välja ja õnnelikult puudest mööda. Ja autasuks tõesti liitpositsioonil üksinda. No ega see on keeruline positsioon, kui sul on ikkagi lõpuni veel mingi 4-5 rada, et vaatame, kuidas ta suudab. Ja nüüd üks raskemaid korve sel päeval, 14. korv, 90 meetrit, selline, ütleks, täielik ussikas. No jaa, siin saabki lisata sellist eeskäe suurt fleksi, annukad sinna, et ta lõpus tagasi tuleks. Eelmine Kaarel oma läks liiga vara sisse, see on väga hea, aga natuke kinni nii-öelda välikurvis. Ja ütleme, et see on paremakäelisel veel midagi teha, vasakukäelise jaoks see on ikka eriti kohutav, sest vasakukäeline peab sama fleksi tegema ju tagakäega. Absoluutselt. Aga see on raske. Ja vaata, mis nüüd... Siit me näeme, kuidas bullseye järjest, teist korvi järjest näeme, kuidas ühel hästi raske korvi visatakse bullseyesse. Need MA2 mehed siin jah, päris näitavad, kuidas seda rada mängida just. Nii, see sai vastu puud ikkagist. See ei olnud paha, nagu tema hakkas nagu ilusti minema seal vahel, aga see puu sealt keskelt võtab neid kinni küll. Seal on üks puu, mis on kurvi peal nagu suht keskel kahjuks. Jah, ja siit Jaanus läheb, ei läinud sama puu jah, et nüüd kõik on oma avavisked teinud, et paras hetk rääkida, et oligi päeva kõige raskem korv, keskmiselt 0,5 viset üle parri. Okei, ja see on põhjus ongi see, et kui inimesed satuvad sinna kõrvale, siis nad on väga sügavas metsas. Siin tuli visata selge ees, aga no ma ütlen, seal edasi on oda tavaliselt see lahendus, millega sa kuhugi üritad. Tema on veel, ta ei ole veel, ta on nagu nii-öelda, ta ei ole päris metsas, sest sealt on isegi, ma arvan, reaalsem visata kui nendest kohtadest, kus seal veel. Kui kaugele see nüüd ei? Noh, natuke üle 10. Kaarel ja Kaspar nüüd on jah, minust nad on Kaspar, sorry. No võtta on nüüd seal puude vahel, mingit reaalset eeskätt või tagakätt seal enam ei ole. Aga noh, kui sa viskad mingist paarist puust üles, korv ei ole tegelikult kaugel. Vaatame, kuidas see õnnestub. Oi! See õnnestus näiteks. See õnnestus suurepäraselt. Näitas Kaarel tee ette, sest nad suht sama koha peal. Nii, Kaarel seal on ka suht kinni. Huvitav, et tal parem jal kees on, seda visatakse tegelikult vasak jal kees. Jah, see oli jah huvitav, et jäigi nüüd sinna toppama. Ja nüüd ta päris korvi alla veel ei jõudnud. Aga vaade on olemas. Et liidri positsioonil, aga ikkagi nagu on toimunud selline mis puterdus nüüd juhtus. Et ma ütlen, see liidrivärk, mitte ainult liidrivärk, vaid selle eelmise korvi suurepärane saavutus. Sellest on rahulolu, see on alati selline vänamusi mängitavaks keeruline asi. Ei tulnud ära. On seda head tunnetust. Nii tundub, et siin on Jaanus on ja päris kehva koha peal, et kuidas saaks? Ta on jumal lähedal korvi just. Jah, et kahjuks põõseb ikka nii palju, et oleme mängime ikkagi metsas. Jaa, no see on üks kõige rohkem metsasemaid radasi. Ütlen, et siin vasakul paremal on pahandus. Ja oi, ilus putsee oli jällegi. Mees võttis kokku ennast, eks ju, aga siiski põugi on käes. Ja mis sa arvad, mis Klemetin on tulemas? Temal on põrdi, sellepärast ta ei ole endiselt oma kätteni jõudnud. Jah, ta seal natuke lihtsalt vahepeal pani vist markerit või midagi. Nii hästi, kahjuks ka põugi. Nii, Klemet läheb marker käes, võttis enne kotist markeri välja. Tegi markeri soojaks ja seal ta on. Paneb selle sama kette sisse ära. Läheb liibriks. Täpselt nii on, et kui kiiresti kõik muutub. Et vahepeal tundus, et hakkab mängust välja jääma ja nüüd on liider. Ega jah. Nüüd on hästi lühike rada, aga väga siuke triki. Tema läheb ülevalt vasakult, mis on kindlalt kõige levinum koht, kust minnakse eeskäega, isegi mina olen tagakäega. See mööda teed, mida te näete seal mänge, see on jube kitsas nagu. Et sealt üldiselt ei minda, et siin on, ma näen, see vana hea Crystal Zone on Kaspari käes, aga see on ikka jube riskantne ise siia auku. Jah, et mängis ta siis üks lihtsamaid radu
nojah, muidugi, kui sa oskad, siis on keskmiselt hea, jah. ja birdisid oli koguni 40%. Huvitav need ja oma Showbreaker Zone'iga läheb Kaarel ka sama kohta viskama. Huvitav, et nad ei taha sealt ülevalt minna, kust. jah, see tundus väga huvitav lahendus olema, nagu näeme, läks pikaks, oi siia otse kaameramehe nina alla. Lendas liiga palju. Aga putt on täitsa olemas. Nii, kas tema läheb nüüd ülevalt, sest ülevalt on ikkagi nagu rohkem ruumi seal. Piisavalt kõrgele oled, ei juhtu midagi hullu. Aga see kahjuks ei läinud piisavalt kõrgele, et see said oksad said võtsid ta maha. Et peaaegu tuli vist isegi läbi. Nojah, kui sa väga varakult siin puudesse jääd kinni, siis sa oled väga halva koha peal. See võib olla tõesti põhjendus, miks minna mõelda teed. Ja tagantkäega on see veel raskem isegi eestkäega. Oi, kui ilus see tundus, ikka võttis midagi maha seal. Ma tahaks mütsi maha võtta Jaanusest, sest see on eriti riskantne vise sinna auku. Kes sinna tiivi peale satub, ta saab aru, kui halvasti see nurk on seal sätitud. Nagu näeme, et siin on mehi rohkem kui 5. Ei tea, mis mehed nüüd seal on, metsamehed mingid äkki. Seenelised. Apa, ongi olemas. Mis sest, et kaugel läks, ikka sai sisse. Birdi on birdi. Nii, et hoiab asja põnevana. See oli küll natukene õnnetu. Vaatame, päris hästi on Andrus tuli tegelikult, mis sest, et läks vastu puud seal, täitsa veel putil. Ja olemas. Päris siuke ootamatu birdi, arvestas, et drive ei läinud nii hästi kui vaja. Oot, see on Clemeti koht on see, kuhu tavaliselt sealt läheb, kui sa ülevalt tuled. Ja väga ilusti ka birdi. Jah, tundus väga lihtne birdi olevat. Mul on Kaspar, ma tean, on seal korvi all, siis järelikult on 4 birdit ja 1 par. Mis on siis tõesti näitab, kui lihtne rada võis olla nagu. Noh, Kaspar oli täitsa korvi all. Ja tema on ka endiselt siiski mängus. 3 korvi minna ja 2 visat maas. Nüüd on see par 3 on 87 meetrit, aga väga keeruline puu on siin ees ja nurk ja lõpupuud ja kõik asjad teevad sellest päris keerulise birdi. Tagakäega üks imeline vise peab olema, et saada 10 sisse, aga eestkäega on suht visatav. Ja nüüd see tagakäsi praegu natuke on see alla, aga õnneks põrkas keskele. Jah, et selle rajal nähti isegi triplasid. Täitsa ei imesta nagu, sest see mets mõlemal pool on päris tihe, sinna ei tohiks minna. Aga kunagi ei tea. Natuke kangeks läheb see ketta selle vasakule poole metsa. Õnneks jäi äärde ja nagu näete, korv on siin ikkagi veel tehtav. Ja nagu nägime, Chase Card oli ka seal viskamas. Ja nemad ründasid seda mandot, mida me varsti näeme, seda double mandot. Ja see tundus päris hea, aga ikkagist liiga palju. Siin on ka siis nii-öelda väike flexi vise, et natuke ketas üle minema eestkäega, aga kindlasti peaks tagasi tulema seal lõpus. Jah. Mõned mängid lähevad ka paremalt poolt sellest suurest puust eeskäega, suurema annukaga nagu. Et rohkem anda ruumi enda, oi, lase, mine mööda. Ikka võttis maha. See oli üks paremaid, jah. See oli kõige parem joon hetkel, et see oli täitsa võib-olla isegi hea, et puu seal maha võitis, võib-olla oleks kuskile kaugele sügava metsa läinud. Ja vaatame, mis sealt tuleb, kui kaugel ta täpselt jäi. See ei ole nüüd üldse lihtne Kasparile, ta tahab siin konkurents saada. Jälle vastu puud. Nojah. Siin ilmselt see, et suhtumine, et kõik ei mitte midagi, et ikka üks tahad sinna. Mingid imed seal teha ei anna, et puud seal on ja sa tahad lihtsalt läbi saada ja õnnetul kombel jäi kinni ikkagi. Nii, siit väga kena lähenemine Andruse poolt. Et kaugused, ega siit keegi puti tahaks ju saada korvile lihtsalt alla. Kaarasid. Väike üritus isegi. Nojah, tegelikult on ainult 200 ja peale seda jäänud, et ega siin seda vahet tagasi võtta pole enam lihtne. Et tuleb võimalus anda ja opsti! Poisid, tehke järgi. See oli küll. Kordus ka siit. Vaadake kui ilusti, opsti. Täitsa hea. Kui siuksed pikad putid lähevad, siis ma arvan, et reitingud ka tulevad head. Oleks teine peaaegu järgi tulnud. Mõtlesid, et proovid ka ja päris lähedal oli. Ja siin on põrdiputt. Et Jaanus on ikka päris lähedal. 12 meetrit umbes. Nii, ja sammuga. Ja ka tapab ülemist osa korvil. Et seda põrdit oleks tahtnud näha. Et kokku siin oli 13% põrdisid terve päeva jooksul. Korralikud eeskämehed, ma arvan, said selle põrdi ikkagi ette. Kui keegi sai tagakäega, siis pange kommentaaridesse YouTube'i, et öelge, et said tagakäega, see on hea sõna.
aga siin praegu parrid ja üks. Täpselt, et 60% oligi siin parrid, et seda nad hetkel näitasid ka ja nüüd ongi see topeltmandoga üks päris ohtlik rada tegelikult, et korv on otse ja vasakule, nii et siin eestkäsi nagu ei olekski parem vise, aga kui sa oskad niimoodi üle panna minema, mitte nii kaugele, aga no ma ütlen, et eestkäega, kui sa tead, et sa tabad seda mando vahet seal paremini, siis võid ju visata. Aga varakult sisse ei tohi minna, et selles mõttes Klemet tegi kõik asja õigesti. Aga käsi läks sirgemaks, nüüd natuke metsa. Liiga vara vasakul on selle asja diagnoos. Aga kui näete, see mets on hästi väiksed puud ja tihedalt koos, et metsaminek on igal juhul pahandus. On siis kosele tavaomane asi, et sa ei taha metsa minna. Kas siit tuleb midagi ilusat? Oi. See puu võttis vist päris korvi alla tuleku maha. Sest see oli otse kaamerasse lendamas praegult. Okei, päris korvi alla poleks ka tulnud. Aga ühesõnaga hea vise, aga nüüd endiselt pördi jaoks on vaja päris korralikku putti. Ja. Nii, nüüd peaksid väga ilusa siukse, see võib julgelt olla kõrge kaareks, tavaliselt jääb see korviga. Oi, kui ilus. See oleks peaaegu olnud sees isegi, jah. Kas mitte siin ei olnud meil ka üks Hole-in One? Tuleb mul meelde sellelt samalt. Noh, ma tahtsin natukene üllatada selle informatsiooniga, aga sa juba ruttasid ette, et tervitame sellega siis Allar Kupartit. No Kupartit peab tervitama, sest tema ei ole siit kaugel, tema on meil... Teisel ringil siis Hole-in One tal siit õnnestus. Et kindlasti väga kihvt. Kihvt kogemus, ma ütleks ka. Siin on need jah, päris palju puid on ka otse korvi ees, et ei ole lihtne seda päris korvini välja saada, seda drive'i. Aga sinna putile ikka siin iga siuke tagakäsi... Oi, see oli ikka väga hea üritus ju. No oli. Nüüd on vaja hästi rahulikult teha, sest Klemetil ei ole siit kindlasti midagi, mingit põugist küll ei ole vaja võtta, et siit on vaja ilusti korvi alla saada, mitte riskida. Jah, seda ta tegi, et... No libise siis ikka midja peale, noh. Nagu nägime, ega tal siis midagi väga muud teha ei olnud ka. Kui siit nüüd paneks ära, ei pannud, siis nüüd on see liidri kohta praegu veel ei anta talle. Jah. See on ebameeldiv madal asend. Kas tuleb? Ei tulnud. Oleks võinud tulla küll. Teisele poolu umbes sama kaugele. Vaatame, Jaanusel on... Hakkab väsimus lõima, nüüd hakkab väsimust olema küll. Tundub küll, jah. Kuidagi ikka alarauda siin poolikult. Et lõpp juba paistab. Miks meie mängijad niimoodi nöögitakse? Võib-olla nad tunnevad jah, et ei olevat enam võimalust liidripositsioonile ja annavad natuke alla nagu selles pingutuses, et ülejäänud kolm nagu ma arvan väga fokusseeritud ja noh, Kaspar ka loodab veel viimasel ajal Olari näiteks on täitsa reaalne visata. Absoluutselt. Et äkki on võimalik tulla siit veel esikohal isegi mängima. Aga üldiselt on ikkagi -10, -9, -8. Klemet, Kaarel ja Kaspar. Seis on endiselt põnev, et isegi kui Kaspar saab põrdi, Klemet saab kogemata kuskil sügava metsa sisse. Sest me teame, et Gerdo ei ole kuskil lähedal neile. Et ta on kindlasti kolmeki seest ära, nii et vaatame, mis siis... Et see oli sel hetkel juba väga kindel, et esikolmik tuleb siit. Ja sirge vise. Sõun, kui ma mäletan jällegi, ka Klemetil on sõun olemas ja siin on puu taha, nii et ta on ikka 5 meetri peal. Jah, et pougid sealt ei tule. Ja siin on vaja igal juhul teha teistele meestel nüüd mingi väga hea vise, vaatame. Üles ja... Üritama ta kindlasti läks, seda oli näha. Tavaliselt liigne üritamine võibki tuua sellise väikse misfire'i. Vaatame, Kaarel, kes on kõige lähemal. Panen väikse annuka ise peale. Aga see vist lõpetab. Sai sealt vist puu, et läks kuskile kikkis metsa ära. Nii et ei ole temagi lähedal ja arvestame, et kuna Klemet juhib ka, siis praegu on väga magus seis Klemetil. Nii, Andrusel, ütleme, liiga vara läks ketast kõrvale ja kus juures külje pealt tuli tuul. Nagu me mäletame, et sealt paremalt. Ehk ta puhuski nagu kõiki ketteid vasakule lõpus. Ja kui sealt august mööda tuli, mis oli see tuul tunda väga hästi see tuul. Vaata, Villos ise siit tuli nüüd. Aga see on nagu minust textbook. Siin tulekski mööda maad, mööda teed visata ja lõpus natuke keerata. Ja sel hetkel vaadake, kui palju juba rahvast oli, et seda on väga kihvt näha. No jaa, kõigil oli huvitav, sest et eks me vaatasime, et mis nüüd juhtub ja kas tuleb ka ümbermängusi, värkisi. Ja praeguse seisuga ei oleks nagu neid. See oli lähedal. See oli tõesti hea üritus. Ja seal on meil Kaarel, et... Kaarel nüüd peaks mõistlikult tegutsema, sest et ega siin midagi... Oi, see ei olnud üldse väga mõistlik. No, putil.
noh, ega tal seal puude vahelt väga midagi muud ka ei olnud teha. Eks ta üritas oma peas ikka sisse visata, ta tõenäoliselt teadis seisu, ma usun, et selleks ajaks oli vaadatud seisud. Jah, Andrus siin natuke kindlamalt. Nii, no ütleme, et praegu teise koha putt. Seda ei tulnud, nii et tema võtab 4 siin praegu. Jah, see tähendab, et ta läheb Kaspariga viiki, kui Kaspar sisse saab. Kaspar oli lähedal õnneks. Kahju, et Jaanus seda head drive'i ei suutnud ära realiseerida. Nii, põrdiputt. Keskendumist on palju. Ja, madal. Õnneks on ta seal all ja tema jaoks see on täpselt see, mida... No see oli minimaalne eesmärk selle korvi peal hetkel, et võid kindlustada ja seda ta tegi ja... Nüüd ma ei näegi muud probleemi, nüüd on vaja Kaspari sisse visata ja hakata teist 3. poolt ümber mängima, seda nemad tegema lähevad. Jah, ja seda pilti meil näidata ei ole ja siit on võidu sisse tõstmine. Palju õnne Klemetile, väga kena mäng, et kui esimeses 9 tundus, et natukene hakkab maha jääma, siis teises 9 ikkagi näitas, et on ikka mängumees. Jah, super, Kose AM-i võitja MA2 sarjas ja mees on rahul, joob peale, midagi siin see teed ja kõnnib ja uurib metsas. Ilmselt, et kus on mängijad, et play-offi minna mängima. Eks seal oli vaja neid play-offi teha, Gerdo ja Steven tegid play-offi ja siis ka Kevin, Karl ja Raigo. Täpselt ja siit me näeme, meie korraldajad tulevad, seda play-off sai mängitud, tulemas on meil ekraani peal. Jah, nagu näete, teine on Kaspar siis, Gerdo ja Steveni puhul, Gerdo on 4 ja Steven peaks 5 olema. Ja see, kes selle 6. auhinna sai, see oli siis Karl Kurt, täpselt. No see on huvitav, ma võtsin selle tabeli otse selle Metrixi järgi, et... Ja. Et siit kõik need play-offi inimesed tulevad, kes käisid niisama vaatamas, kaasa elamas. Jah, see on Karl, kes sealt tuleb näiteks kollases. Tema just sai mulle 6. koha, et viimane auhinnalise koha. Täpselt nii, et selline... Kaspar, Gerdo. Need on kõik need MA2 ongi need, kes võib-olla tulevikus tahavad mängida juba pro-sarvi ja nii. Oleme neile pöialt, eriti Kaare, kes on väga noor mees ja kindlasti areneb kõvasti. Jah, et tema tasub kindlasti silma peal hoida, et kutsuks kõik üles, et minge tema Instagrami ja vajutage seda follow'd ja vaadake, millega noor poiss tegeleb. Miks mitte, ta on ikka päris alles mängima hakanud paar aastat maksimum. Jah, ja ongi paras koht tänada kõiki vaatamast, tänada sind, et sa tulid aitama jälle kommenteerima, et oli väga vahva. Aeg läks väga kiiresti ja siit meie lõpetame ja jätame kõigile vaatamiseks siis autasustuse. Tänud minu poolt ja tänud ka Kose klubile tegemast seda üritust koos meiega. Näeme ära. 3. koht ümbermänguga kaotas Karel Põldmaa. Ütle see peale. Palju õnne. Teine koht võitis ümbermängu sama tulemusega Kareliga Kaspar Matvetusala. Huvitav perekonnanimi. Hästi. Peaks juba oskama öelda. Palju õnne sulle. Aitäh. Pingutust oli. Ja esimene koht. Lenet Asado. Hästi, Clem! Peab fiksu järjekorras. Teeme pilti. MA2 meie harrastajate koorekiht. Loodetavasti sealt ikka aeg-ajalt käiakse ka pros mängimas. Palju õnne ja loodame, et järgmine aasta saame ka Kosel mängida. Aitäh! Head mängu!